Tere! Eetris on poliitiline podcast, kus mina ja Jevgeni Kristofovitš arutame, mida huvitavat on toimunud Eesti poliitikas sel nädalal. Tere, Jevgeni! Tere, Maria! Ja tegelikult sel nädalal oli väga palju huvitavaid sündmusi. Näiteks Riigikohus ei leidnud, et kirikuseadus on siis põhiseaduse vastane. Meil Riigikogus toimus öine istung ja korralik obstruktsioon. Näiteks alustasime kell 2 kolmapäeval ja lõpetasime ainult neljapäeval. Ja Tallinna volikogus oli samamoodi ööistung kella 5-ni, jah. Ja ma arvan, et kõige keerulisem oli nendel saadikutel, kes töötavad nii Riigikogus kui ka volikogus, et nende jaoks oli päriselt. Kindlasti oli nii mõnelgi nagu mõtte peas, et see varasem siis olukord, kus ikkagi Riigikogu liikmed ei saanud olla kohalikes volikogudes, et oli ikka parem. Vaatame, sellepärast ma arvan, et selles on ikkagi ka iva, et oleks võimalik istuda kahel toolil. Mina täisväärtuslikult... Kui sa suudad mitte magada, siis loomulikult. Mina täisväärtuslikult ei osanud mitte kunagi seda testida, sellepärast kuidagi juhtus nii, et kas mind visati välja volikogust vale kirjutuse tõttu. Aga see selleks. Ma arvan, et alustame Riigikohtu otsusest, et ja lõppkokkuvõttes president välja kuulutas kirikuga, Vene kirikuga seotud seadus. Kas olid sellist teemat jälginud ja kuidas sina sellesse suhtud? Kuidas, tegelikult minu peamine küsimus, kuidas sa arvad, kas praegu vastu võetud seadus tõeliselt aitab lahti rebida neid sidemeid, mis on siis Eesti kiriku vahel ja Moskva patriarhaadi vahel. Mitte ainult paberi peal, aga päriselt, sellepärast me ikkagi eeldame, et need sidemed oleksid lautatud päriselt. Jah, ma arvan, et praegune kirikute ja koguduste seaduse regulatsioon annab palju selgemaid piire, kuidas siis täitevvõim saab reguleerida neid suhteid, mis Eestis tegutseval usuühendusel on siis mingisuguse emakirikuga, juhul kui see emakirik muutub terroristlikuks organisatsiooniks. See, et me vaatame seda ainult Moskva patriarhaadi Vene õigeusu kiriku kontekstis, et see on meie praegune tänapäevane kontekst. Ja, ma tean, sellepärast seadus on palju laiem. No loomulikult, et see puudutab kõiki usuühendusi, mis on praegu tegutsevad ja mis võivad ka tulevikus kunagi Eestis tegutseda. Et meie moslemi kogukond näiteks ei ole väga suur ja isegi täisväärtuslikku mošeed Eestis ei ole, aga oletame, et oleks mingisugune selline suund, siis, mis teeks koostööd mingisuguse Hezbollah'ga või kellega iganes seal, et kas meie peaksime seda tolereerima, et ja loomulikult mitte. See, et seni kehtinud õigusraamistik järgi oli ka võimalik põhimõtteliselt nende usuühenduste tegevusi piirata, aga puudus kui nemad teevad midagi siis päriselt seadus vastast ja toimetavad siis riigi vastaselt. Ja siis ma enne seda ei olnud kusagil nagu seaduses kirjas, et isegi nagu sellised sidemed siis organisatsiooniga, mis on selgelt nagu Eesti ohustab Eesti julgeolekut, et siis see on aluseks siis Eestis tegutseva usuühenduse tegevuse piiramiseks. Ja sellele usuühendusele võidakse teha ka ettepanekuid, see ei saa olla ettekirjutus, et ettekirjutus võib olla ainult nagu tegevust lõpetada Eesti territooriumile, aga ettepanek siis katkestada neid sidemeid ja jätkata ilma, et sul oleks selline otsene alluvussuhe sellise organisatsiooniga. Jah, et probleem on see, et see alluvussuhe, mis näiteks on Eesti, mis iganes tema nimetus praegu on, kristlik
õigeusu kirik, kuidas ta praegu on. Et siis Eesti õigeusu kristlik nemad neil on mingi uus nimi, aga et siis, et nende alluvussuhe just Moskvaga kujunes siis ajalooliselt välja nagu teatud protsessi siis tulemina ja see ei juhtunud, ütleme nii ühe nädalaga, et see oli üsna pikk protsess ja siis, et juhul, kui nad praegu peaksid midagi muud otsustama, et see kanooniliselt võib olla keeruline, aga arvestades, et see Moskva emakirik oma hulluses progresseerub ikka väga kiiresti, siis ilmselt on see aktuaalne ja vajalik. Sellepärast, et muud moodi ma tõesti ei kujuta ette, et kui see uue sanktsioonipaketiga on patriarh Kirill sanktsioonide all ja siis pärast on ka see Moskva kirik on sanktsioonide all, et kuidas selle sanktsioneeritud juriidilisele isikule saab alluda ükskõik millises formaadis mingi Eestis tegutsev usuühendus, mis lõppkokkuvõttes ikkagi ühendab kõige suurema osa Eesti siis usulistest. Et see on ju meil kõige populaarsem kirik, kui statistiliselt vaadata. Et see kindlasti nagu ei ole, vähemalt on diskussiooni koht, eks ole, et kuidas sellesse suhtuda. Aga uus seadus ei ole nagu automaatne tegutsemiskeeld mingile kirikule, aga annab teatud raamistiku siis seaduse rakendajale, kuidas seda üldse hinnata. Tead, milles mina näen suuremat probleemi, sellepärast ma tean, et mõned kirikud on juba justkui on katkestanud oma sidemeid ja juriidiliselt vormistasid oma põhikirja uuesti, aga samas mina päriselt hästi ei usu, et nemad katkestavad oma sidemeid ja suhtlust päriselt, sellepärast seda keegi ei saa ju kontrollida. Ja veel ma saan aru, et kõige suurem probleem on siis Petseris see naiste kloostriga, sellepärast nad on väga selgelt öelnud, et neil justkui kanooniliselt ei ole võimalust katkestada neid suhteid ja ma arvan kindlasti sa mõtled Pühtitsas? Mitte Petseris, Petseris on see mees, vabandust, ma ei ole väga religioosne inimene. Ja just Pühtitsa naiste klooster ja nad on öelnud, et meil ei ole võimalust katkestada neid sidemeid ja ma arvan, et kindlasti Vene kirik kasutab seda oma propagandistlikes huvides ja juba ütlesid, et pöörduvad Euroopa kohtusse, et ühesõnaga ma arvan, see saaga veel kestab meil Eestis, aga mina ikkagi loodan, et need kiriku tegelased, kes tahavad toimetada siin Eestis rahumeelselt, seadusepäraselt, nad ikkagi leiavad mingisugune õige juriidiline tee selleks, et siin jätkata. Aga ausalt öeldes, et neid juriidilisi võimalusi ka ei ole nii palju, sellepärast nad ei saa jääda kuskile siis hallitsooni, et sisuliselt kõige tõenäosam võimalus ühineda selle apostliku kirikuga, mis meil Eestis, aga see on jälle, see on ainult nende valik võib-olla. Ja üks selline kanooniline võimalus on ka see, aga mis puudutab seda, et nad pöörduvad Euroopa Inimõiguste kohtusse, et mina väga sooviksin, et nad pöörduksid, sellepärast, et see annab meile kohtupraktikat veel juurde. Kuigi Eesti ei ole esimene ega ka viimane riik, kes üritab seda väga tundlikku valdkonda kuidagi reguleerida, et Euroopa Inimõiguste kohtupraktikas on väga palju lahendeid
mis erinevaid usuühendusi puudutavad, näiteks oli ka Ukrainaga seoses päris palju vaidlusi ja siis on neid lahendeid ikka terve hulk ja seal Bulgaariaga, Kreekaga, kellega iganes, et see on ka meie selles Riigikohtu otsuses, et kogu see ulatuslik kohtupraktika on seal viidatud, et tegelikult selliseid küsimusi on varem tekkinud väga paljudes riikides, et see, et meil Eestis ja ma arvan, et varem või hiljem kindlasti ka Lätis ja siis paljudes teistes, kuni ma ei tea, Prantsusmaani välja, kus on ka ajalooliselt oli õigeusu kirik tavaliselt seatud pigem nagu Konstantinoopoliga, sellepärast et need olid need vene immigrandid, kes seal õigeusku nagu praktiseerisid ja siis kui Nõukogude Liit lakkas olemast, siis Moskva patriarhaadi õigeusu kirik hakkas ikkagi väga aktiivselt tegutsema selleks, et Prantsusmaal elavad ja üldse Lääne-Euroopas elavad õigeusulised siis tuleksid kuidagi nagu selle Moskva patriarhaadi alla. Aga ma arvan, et nüüd on vastupidine protsess, sellepärast et Moskva patriarhaadiga väga vähesed inimesed Euroopas tahavad olla seotud. Nii et, aga see kõik, mis puudutab kirikut, ei toimu ühe päeva jooksul, et see on pikk protsess. Aga läheme siis teiste teemade juurde, muidu see kiriku teema võtab tõepoolest tohutult palju aega. Räägime sellest, mis toimus sel nädalal Riigikogus ja minu jaoks oli 2 väga olulist eelnõu käsitletud. Esiteks meil nõusoleku seadus lõppkokkuvõttes vastu võetud ja ma arvan, et see on suur võit nii Eesti kui ka Eesti inimestele ja teine väga oluline küsimus, mis oli käsitletud esimesele lugemisele, oli suunatud seaduseelnõu, mis võimaldab pankadel võidelda telefoni ja investitsioonipetturitega palju efektiivsemalt, kui see oli seni korraldatud. Sinu jaoks milline eelnõu pakub rohkem huvi ja miks? Nad on mõlemad nagu hästi olulised, mis puudutab seda nõusoleku seadust, ma arvan, et sellises nagu versioonis, nagu ta oli siis lõpphääletusele esitatud, see on palju kvaliteetsem, kui ta oli alguses, sellepärast, et see nõusoleku definitsioon oli seal kõikide elementidega seal lahti kirjutatud. Et see nõusolek peab olema väljendatud alguses ja kesta protsessi vältel. Kogu protsessi vältel ja siis see peab olema kuidagi nagu tajutav ja et need elemendid on väga olulised selleks, et oleks nagu õigusselgus, siis et mida see nõusolek kõigepealt tähendab ja see, et ta peab olema nagu saadud, et see, kuna see on nagu see karistusõiguslikult on natuke uus lähenemine Eesti õiguses, et väga paljud ja enamik Euroopa riikidest, kes on Istanbuli konventsiooni ka ratifitseerinud, et nemad on läinud üle sellele süsteemile ja siis me enam-vähem nagu teame, kuidas see peaks toimima ja see, et nüüd Eesti, eks ole, võtab seda üle, et siis see ei ole mingi täiesti uus lähenemine, aga loomulikult see peab olema nagu seaduses lahti kirjutatud, kuidas see on. Mis pani mind imestama jälle, et ma ei tea miks, aga Keskerakonna fraktsiooni liikmed ei hääletanud, nad üldse ei osalenud hääletamisel ja tegelikult kõige imelikum on see, et nad isegi põhjendanud korralikult, miks selline otsus oli. Sellepärast minu arust iga adekvaatne saadik täiesti mõistab, et see on naiste huvides, meie riigi huvides ja tegelikult siin ei ole mingisuguseid selliseid
poliitilisi probleeme ega muud, et miks ei olnud võimalik seda toetada. Mina naisena, no ma ütlen ausalt, ma ei saa aru. Sellepärast, kui nende jaoks oli okei situatsioon, kui naine oli vägistatud, aga ei osutanud siis vastupanu. Kas see tähendas siis nõusoleku? No ma arvan, see on väga vale. No minu jaoks on üldse üllatus, kui mingi erakond ei suuda, siis kes on Riigikogus esindatud, ei suuda oma seisukohta kujundada ja põhjendada, et olgu te nagu poolt või vastu, siis öelge miks. No ma arvan, antud juhul nad ei suutnud seda põhjendada. Kui nad üritavad põhjendada oma siis seaduseelnõu, et kui siis Riigikogu saadikud ei käi kohal piisavalt, siis saavad vähem palka, siis nad üritavad leida mingisuguseid seletusi, siis selle nõusoleku seaduse juures kahjuks mina selliseid seletusi üldse ei kuulnud. Jah, kahjuks, et tõepoolest oli nii. Veel kord seoses nende eelnõuga, et hakkame arvestama, kui tihti siis Riigikogu saadikud käivad kohal ja selle tulemusel nad hakkavad oma palka saada. Kuidas sina arvad, kuidas on võimalik määrata, hinnata Riigikogu liikme efektiivsust? Kas kõige efektiivsem on see, kes käib igal istungil, võtab sõna, teeb kõnesid või ikkagi teised kriteeriumid peaksid olema? Ei, minu lähenemine on alati olnud see, et inimene, kellel on mandaat, ise teab, kuidas ta seda realiseerib. Et kas ta käib kohal, jah, et formaalloogika ütleb, et ta võikski nagu kohal käia, komisjonides osaleda ja nii edasi, aga kui ta seda näiteks ei tee põhimõtteliselt, sellepärast, et ta annab sellega mingisuguse signaali ja realiseerib oma siis mandaadi hoopis nagu sellega, et ta puudub, ei hääleta ja siis kvoorum ei tule kokku näiteks tema pärast või siis midagi sellist. See peab olema nagu lubatud. Ja see tõttu, et kogu see Keskerakonna nagu aastate jooksul olnud retoorika, et aga siis, et miks te töökohal ei ole, et inimene, kes töölepingu alusel siis töötab, et tema peab olema kohal ja juhul, kui ta ei ole, siis ta oma palka ei saa. Aga võt Riigikogu liige on selline privilegeeritud. Esiteks ükski esinduskogudesse valitud liike ei tööta töölepingu alusel. Ta saab kompensatsiooni selle tegevuse eest, milleks on teda siis sinna esinduskogusse valitud. See on esimene. Ja seetõttu, et see selline retoorika on hästi populistlik. Aga loomulikult on väga naljakas, et kui inimesed, kes nõuavad seda kohalolekut, ise ei viitsi Riigikogus üldse kohal käia. Et jah, et see on esimene ju reegel, et ära hakka nagu ise endale siis seda lõksu seadma, aga jah, et Keskerakonnad jälle õnnestus. Mulle tegelikult väga meeldis endise Riigikogu liikme Viktoria Ladõnskaja seletus, et ta ütles väga hästi, et tegelikult peamine töö toimub komisjonides, aga seda ei ole näha. Ja kõik need eelnõud, mis lähevad saali, on umbes 100% juba otsustatud, kuidas see hääletamine läks ja mismoodi kujunub selline arutlus. Ja ta ütles, et näiteks kui inimene töötab kultuurikomisjonis, siis ei pea ta istuma suures saalis ja kuulata näiteks maaelust, sellepärast on rohkem võimalusi, et ta tegeleb oma kultuuri asjadega ja süveneb teistesse eelnõudesse. Ja tegelikult see, et saal pool tühi, ei tähenda üldse, et Riigikogu liige üldse ei osale ega jälgi, mis seal toimub, sellepärast tubades, kohvikus ja tegelikult igal pool on olemas ekraanid ja on võimalik nende abiga jälgida, mis toimub saali. Sellepärast minu jaoks on ka
väga populistlik ja vahel see, mis mind teeb väga kurvaks, et mõned osavad Riigikogu saadikud lähevad puldi ja räägivad lõpmatult ükskõik mis teemal, aga see teema ei pruugi üldse seotud selle küsimusega, mida peaks päriselt arutama. Et sisuliselt raisatakse aega selle jutu ajamisega. No ma mäletan, et oli üks Riigikogu liige, kes sõitis taksot nagu samal ajal, kui toimusid istungid ja siis põhjendas seda ka nagu hästi ilusti, et aga ta ju kuulab kogu aeg, et tal mitte, ma ei tea, Kuku raadio ei mängi autos, aga siis ta kuulub istungit. No ühesõnaga peab olema mõistlik kompromiss ja tõepoolest iga saadik realiseerib oma mandaadi oma äranägimuse järgi ja lõppkokkuvõttes loodetavasti, et vajalikud seadused on vastu võetud ja inimeste elu muutub natuke paremaks. Kuule, aga ma tänan selle huvitava arutelu eest ja siis kohtume järgmisel nädalal ja selle järgmisel nädalal siis lõpetame meie hooaja. Just, järgmise reedeni siis. Jah.